Kevin Saar, et täna oli peaaegu perfektne start, et said teise-kolmandana sealt minema ja juba paari kurvi pärast juba võtsid juhtimise endale. Kas see oli ka niisugune raske sõit selline kvalifikatsiooniks? Liiga keeruline ei olnud, et esimesed hommikused treeningud näitasid juba, et kiirus on päris hea täna ja läksin suhteliselt enesekindlalt peale, et keskendusin stardile. See on minu põhinõrkus olnud ja praegu tuli ülihästi välja ja selle üle väga hea meel, loodetavasti homme ka stardid õnnestuvad ja saan oma sõitu teha. Sul põhikonkurent Turini jäi ka kolmandaks, ehk nüüd praegusel hetkel teid siin, sul on vaja veel 10 punkti saada, et nii-öelda tiitel kindlustada. Kas see on nagu tegid nüüd raskemaks, et ta kiirus on tulnud nagu üle 1 nädalaga tagasi? Jah, homsega oleks vaja 10 punkti rohkem saada temast just, et siis oleks tiitel võimalik, aga seal midagi pole mõtet ette mõelda, et tuleb lihtsalt omad sõitu teha ja siis pärast loeb need punktid kokku ja vaatab, aga tema üle mul hea meel, et tundub, et nädalaga on üllatavalt käsi korda saanud juba ja loodetavasti omale liiga ei tee, sest 6 aja pärast me läheme juba ühes meeskonnas Prantsusmaale 12 tunni võistlusele, et loodetavasti võtab mõistusega temaga. Sinna rada on selline suht koht kitsas, et kas see teeb ka sellised, ütleme, möödasõidud ka selliseks keeruliseks või selliseks raskeks, kui tuleb ka nii-öelda mahajääjad juba hakkavad teil näiteks homme ringiga juba maha jääma? Jaa, teeb kindlasti keeruliseks, sest domineerivat jälge on üks enamasti, aga õnneks 2 kohta on, kus täitsa 2 valikut, et väga hea, et need siin raja peal on, et kui kuskil mujal mööda ei ole võimalik minna, et kitsas on, siis nendes 2 kohas saab üritada ja täna ma kvalifikatsioonisõidus saingi esimesel ringil kohe selles 2 valikus mööda ja sealt edasi turvaliselt sõita, aga igas midagi, homme tuleb head stardid saada ja siis ei pea nendele möödasõitudele mõtlema väga. Aga tänud sulle ja edu homseks! Suur tänu!